Suguhaigused on väga delikaatne teema ja tihti inimesed kardavad vastuvõtule tulla. Sellepärast oleme ennast välja pakkunud testloomaks ja lähme vaatame siis, mis protseduurid meid ees ootavad. Tere, mina olen doktor Kadi Lambo. Võtke palun istet. Suguhaigused on väga delikaatne teema ja sellest väga palju avalikult ei räägita. Millal peaks kindlasti tulema kontrolli? See sõltub vajadusest. Kõik inimesed, kes aktiivset seksuaalelu elavad, võiksid ennast aeg-ajalt suguhaiguste suhtes kontrollida või vähemalt sellele võimalusele mõelda. Kindlasti tuleks kontrolli tulla, kui on mõned kahtlused sümptomid, et te põete suguhaigust või kui teie partneril on diagnoositud suguhaiguse. Kas suguhaigustel on alati sümptomid või kulgevad mõned varjatult? Mitmed suguhaigused võivad kulgeda asümptomaatiliselt. Et näiteks gonorraa puhul 10–20% meestest võib haigus kulgeda nii, et mingid sümptomeid ei ole ja naistel isegi kuni 50% võib haiguse ilma sümptomiteta kulgeda. Klamüdioos on tihtipeale ilma sümptomiteta. Ka selline keeruline ja raske haigus nagu süüfilise võib teatud juhtudel ilma sümptomiteta kulgeda. Alati sümptomite peale lootma ei saa jääda. Milliste suguhaiguste suhtes teie keskuses ennast testida saab? Meie keskuses saab testida ennast kõikide suguhaiguste suhtes, aga kui te suguhaiguste kontrolli tulete, siis alati teeme ja testime me teid 6 suguhaiguse suhtes, mis on standardina. Nendeks on klamüdioos, gonorraa, süüfilis, trihomonioos, mükoplasmoos ja HIV. Nüüd, kui arst küsib teie käest täpsustavaid küsimusi, siis nende küsimuste käigus koos teiega otsustatakse, kas on teatud lisahaiguste suhtes veel mõistlik testid teha. Kuidas ma üldse saan ennast vastuvõtule kirja panna ja kas kogu asjaajamine toimub diskreetselt? Jah, vastuvõtule saate te endale aja kirja panna kas helistades. Paljud patsiendid ei taha helistada, tahavad seda teha võimalikult diskreetselt, siis on võimalik meie poole pöörduda meie kodulehe vahendusel www.confido.ee. Konfidentsiaalsuse pärast meie keskuses ei ole vaja muretseda. Arstide uste peale pole kirjutatud, kes seal vastu võtab ja teie nimede ja andmetega käiakse ringi väga hoolikalt. Alati tuleks arstile oma ka ebameeldivate või selliste delikaatsete sümptomite korral ise sellest julgelt teada anda. Analüüsid antud, millal ma tulemused kätte saan? Jah, te andsite nüüd ära veeni-vereanalüüsi ja uriinianalüüsi. Analüüsi tulemused saabuvad meile 3 päeva pärast ja 3 päeva pärast võtame, kui analüüsi vastused on meil käes, siis me võtame teiega ühendust, anname teada, kas on vaja uuesti arsti juurde tulla või seekord rohkem meid külastada pole vaja, et kõik on korras. Ennast testima peaks tulema alati, kui on vähimgi kahtlus. Omast kogemusest võin öelda, et siin täna midagi hullu ei olnud. Enamik analüüsi saab tehtud lihtsate vere- ja uriiniproovidega.